Mina olen siis Tiina Kull, olen Eesti Rahva Muuseumi nooremteadur ja kirjutan siis Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste Instituudis etnoloogia osakonnas või etnoloogia erialal doktoritööd. Ja see, mida ma täna teile räägin, on nagu minu doktoritöö järgmine samm. Ehk siis ma räägin teile Kallimanko kangast. Ma räägin, miks see Kallimanko kangas on rahvarõivaga seotud. Ma seda räägin hästi põgusalt ja siis edasi lähen selle teise aasta uurimisküsimuste ja meetodi kogu selle Kammvillase kanga kaubandusega Läänemerel ja vaatame põgusalt üle, millised esemed Kallimanko kangast on Läänemere äärsetes maades muuseumites säilinud ja teeme niisuguse väikse mõttemängu siia nagu konverentsi lõppu. Kõigepealt ennem, kui ma lähen nende kõikide juurde, ma siis kirjutan ära ka või nagu näitan teile ära, et see on siis teadusartikkel, mis praegu ootab retsensioone ja see teadusartikkel ei ole ainult minu kirjutatud, vaid see on kirjutatud koostöös Inglismaa teadlase Michael Nixiga. Ehk siis, nagu te varsti näete ka, siin on väga-väga suur osa ja rõhk nii Michaeli tööl kui siis mina jälle siit poolt, nagu Eesti poolt kaasa mõtlemas, nii et me nagu kahekesi koos püüame mõtestada seda kauge kanga kaubandust siin. Mis siis aga see Kallimanko kangas on? Hästi niimoodi lühidalt üle joostes on see siis kahekordsest villasest lõngast triibulise lõimega ostukangas, mis tuli siia Norwichist. Ta kude on ühekordsest villasest lõngast, ta on atlaspindne, ta on läigestatud tugevalt. Ta on selliste hästi sujuvate heledast tumedaks minevate triipude või selliste suurte üleminekutega. Ja tihti tal on niisugune meie rahvarõivaseelikutega väga sarnane täislaukudest koosnev triiburütt. Ja mu doktoritöö esimene artikkel vaatas siis seda, et palju meil neid esemeid Eestis on. Ja meil on Eestis kokku 18 eset. Ja joonistuvad selgelt välja grupid, mis siis on seelikud Mandri-Eestis, mis on siin pildil all paremas nurgas, neid on 4 tükki. Joonistuvad välja Ruhnu esemed, mis on siis Ranna-Rootsi kultuur ja Rootsi kultuuriga nagu seotud. Ja siis on üks põll Muhu saarelt, mis eraldub teistest selles mõttes, et kui neid esemeid lähedalt vaadata, siis Muhu põll on palju hõredamalt kootud ja Muhu põll on ainus, mis ei koosne tervenisti villast. Ehk siis Muhu põlle kius on lisaks villale veel ka puuvilla, lina ja siidi. Nii et see on selline huvitav nähtus, mis tõenäoliselt ei ole samast potist, ehk siis et ei ole tulnud Norwichist, vaid on tulnud kuskilt mujalt. Aga selle kohta ma praegu rohkem ei tea midagi ütelda. Ja mis ma siis tegin või see esimene uurimus, mis ma tegin, on siis see, et ma võrdlesin meie muuseumites olevate esemete mustritriipe Inglismaa kanga kaubanduse kataloogidega. Ehk siis 18. sajandist, 19. sajandi algusest pärit kanga kataloogidega. Ja siin on üks selline tulemus, kus on siis üleval esimene riba on Pilistvere seelik, teine ja kolmas on 2 erinevat Ruhnu pulmavesti ja 4. ja 5. on Inglismaal asuvad kanga nagu kataloogid, mis siis ei jäta võimalust kuidagi ütelda, et need kangad ei oleks sealt, et jah, need on kindlasti Norwichist tulnud. Ja kes tahab veel selle kõige kohta nagu pikemalt kas siis kuulata või lugeda, siis selle kohta on ilmunud artikkel ja Eesti Rahva Muuseumi teadusseminaril räägin seda tund aega ja see on veebis olemas, et kui keegi tahab seda nagu rohkem kuulata. Aga lähen praegu selle käesoleva asja juurde, mida ma siis praegu teile tutvustan ja see on nüüd siit siis samm edasi, ehk siis uurimisküsimused olid, et kui palju Kallimankot Inglismaalt eksporditi ja kes need olid, kes teda tellisid, kes need olid, kes teda eksportisid. Milliste sadamate kaudu ning millise süsteemi alusel see kammvillane kangas siin Läänemere ümbruses liikus ja kas ja kuidas viitavad Läänemere piirkonnas säilinud muuseumi esemed Kallimanko kasutusele kohalikes rõivatraditsioonides. Ehk siis sellised
sellised küsimused peamiselt siis, et kas me saame kokku panna selle kaubanduspildi, kuidas ja mismoodi see kangas siia tuli. Ja see on nüüd, see lapitekk on need ajaloolised dokumendid, mis me koos Maikliga läbi vaatasime. Siin on näha siis seda, kuidas keegi ei tee sulle, kuidas ma ütlen, keegi ei taibanud 18. sajandil panna kirja, et mul oleks kohe ja otse kuskilt vaadata. Vaid igas allikas on teada või saad teada natukene või mõne väikse killukese selle kohta, mida sa tegelikult otsid. Ja siin tabelis on siis see, kuidas me neid kaubandusandmeid analüüsisime. Ehk siis siin selliseks põhiliseks allikas jäävad Taani tolliväinade register, mis on siis teine tulp siit, mis paneb need kaks poolt kokku. Et seal Taani tolliväinade registris on kirjas, mis laev tuli, mis kuupäeval ta tuli, kuhu sadamasse ta teel oli ja mitu tükki kammvillast kangast seal laadungiks oli. Ehk siis niisugune nagu konkreetne andmebaas, et mitu eset tuli. Ja sealt nüüd omakorda Michael pani juurde selle Inglismaa poole, ehk siis, et millisest tehasest see välja läks, kes see tootja oli, mis see ajalugu seal oli, kui ja kas see kangas oli kindlustatud, kui suurele summale see kangas oli kindlustatud, kui ta sealt välja tuli. Ja mina siis leidsin siit meie poolelt kaks teadete ajalehte, Tallinna ajaleht ja Riia ajaleht, mis siis annavad selle siinpoolse vaate. Ja see tegelikult oli väga tore, et me saime selle pildi niimoodi kokku ehitada. Ehk siis need olid ainsad sellised allikad, kus oli märgitud vastuvõtja ehk tellija ja need olid allikad, kus oli märgitud see, mis see laev edasi tegi. Ehk siis, et millal ta sadamast uuesti välja läks ja kuhu poole ta teel oli ja mis ta siis edasi tegi. Nii et selliste allikate põhjal me selle pildi siis nagu kokku ehitasime. Nüüd, kuna meil üks eesmärk oli võrrelda omavahel ja vaadata seda, mis on muuseumites ka säilinud, nagu panna seda kokku selle kaubandusandmetega, siis me piirasime oma uurimise 18. sajandil tollel hetkel olnud suurriigi territooriumile. Ehk siis Rootsi kuningriik, mille alla käis ka Soome too hetk, ja Vene tsaaririik, mille alla käis Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti koos Põhja-Lätiga, eks, et Eestimaa kubermang ja Liivimaa kubermang. Ja me ei vaadanud seda nagu lõunapoolset osa Läänemere äärest, vaid vaatasime just seda põhja- ja idapoolset osa. Ja sinisega siin kaardil on märgitud siis need Taani tolliväinad, kus siis peaaegu läbi ajaloo Taani kuningad võtsid igalt laevalt, mis sealt läbi tuli, maksu. Ehk siis see on see, miks meil on see Taani tolliväinade allikad nii hästi olemas, sest iga nagu kangatüki pealt maksti mingi maks, järelikult on kangatükkide arv kirjas. Ja siin on siis tulemuste tabel, mis tundub hästi palju numbreid, aga ma kohe räägin mõned asjad natuke rohkem lahti. Need aastad, mille kohta me selle uurimise tegime, oli 1760 kuni 1820, ehk siis selline vahemik, nii et 18. sajandi lõpp ja 19. sajandi algus. Ja võib-olla, mis oli väga üllatav, on see Rootsi kuningriigi rida siin, mis on siis seal lõpus see viimane tulp on protsenti kogu sellest kaubalaadungist ja enne seda on kogu summa tükkidest, mis siis sellel ajaperioodil läbi Taani tolliväinade Läänemerel liikus. Ja see on väga-väga huvitav, et kogu Rootsi kuningriik, mis on siis nii Rootsi kui Soome sadamad, siin on sadamad ka toodud, jäävad 2% juurde kogu sellest kaubandusest. Ja see on hästi huvitav, sest ma pärast näitan teile seda, kui palju esemeid seal alles on sellest Kallimanko kangast. Mis siis veel? 76,5% kogu sellest kammvillasest kangast, mis liikus, läks Peterburgi. Ja Peterburgiga me ei tea, miks või kuidas seda seal kasutati, et see on selline suur küsimärk. Aga tänu Peterburgile ja sellele, et Tallinn on Peterburi tee peal, on peaaegu 13% sellest kangast tulnud Tallinnasse, mis on väga suur kogus tegelikult. Ja hästi huvitav ongi nüüd võrrelda omavahel Tallinnat ja Riiat.
mõlemad ruudud on roheliseks tehtud, sest Riia tegelikult tollel hetkel on suurem ja võimsam kaubanduslinn kui Tallinn. Tallinn jääb nagu veidi kiratsema pärast seda, kui Hansakaubandus kaob. Ja Riia on väga suur ja tugev kaubanduslinn, sellepärast et Riial on suur jõgi, mille kaudu ta saab sisemaalt puitu ja muud nagu kaupa transportida. Tallinnal sellist nagu varustusala põhimõtteliselt sellel hetkel ei ole. Ja mis joonistus välja sellest uurimisest, ongi siis see, et Tallinn ja Riia erinevad väga palju. Riiga, kuigi kokku lõpuks, eks jõuab 6,8% otse Riiga ja 0,8 niimoodi, et võib-olla pannakse maha Riias, võib-olla Peterburis, mõlemad sadamad on märgitud sihtkohana, siis Riiga tuleb seda kangast jooksvalt läbi terve perioodi ja niimoodi, et laevade peal on natukene. Ehk siis see põhieesmärk on viia Riiast asju ära, mitte tuua sinna nagu kangast sisse. Tuleb niimoodi, et tuleb laev sisse, peal on 200 tükki kangast või tuleb laev sisse, peal on, ma ei tea, 160 tükki kangast ja lahkub täis lastis puidu ja kanepi saadustega. Ehk siis see mõte Inglismaal Riiaga kaubavahetust pidada on pigem selleks, et Riiast saada tooraineid. Ja nad laevad tulevad sisse, neid tuleb hästi palju ja nad kogu aeg nagu natukene toovad seda kangast sinna ka. Samas kui Tallinnasse tulevad laevad, mis on täis ainult kammvillast kangast. Niimoodi, et tuleb laev, kus on 5000 tükki kammvillast kangast peal. Need kogused on meeletult suured. Et see on väga huvitav pilt, mis joonistus sellest välja, kuidas Tallinn ja Riia tegelikult too hetk kangakaubanduses erinesid üksteisest. Ja niimoodi, kui Tallinnas, ongi, kui lüüa kokku need protsendid, et 9,4 tuli raudselt otse Tallinnasse, 3,4% võib-olla lõpetas või lastis oma kauba maha siin Tallinnas, võib-olla Peterburis, siis me saame, et 13% kogu sellest kangakaubandusest tegelikult ostis ära Tallinna kaupmees. Vot. Ja siin on need Tallinna kaupmehed siis ka, kes neid kangaid siis ostavad. Ja need on täiesti, ütleme nagu, kes vähegi on uurinud või lugenud Eesti ajaloo kohta või Eesti kaupmeeste kohta sellel ajal, siis need on täiesti teada-tuntud kaupmeeste nimed tegelikult, kes Tallinna ajalooga rohkem kursis on. Ja võib-olla mis Tallinna kohta ütelda ongi siis see, et see suurem kanga sissevedu algab 1789, ehk siis sellest hetkest, kui tekitatakse otse suhtlus Norwichi ja Tallinna vahel. Ja võib-olla siuke vahemärkus on siis veel see, et tänu minu sellele uurimistööle ja sellele, et me nüüd teame, et see algne triibuline ostukangas on nimega Gallimanco, siis jah, seda kangast on meil siin varem olnud, aga kui me vaatame neid kaubandusandmeid ja seda, mis suuruses või mis koguses kangas, kui palju seda kangast hakkab sisse tulema pärast seda aastaarvu, siis see, ma arvan, et on tegelikult oluline, et see suur mass seda kangast hakkab tulema alles 1789 ja sealt edasi. Ja juba esimese laevaga tuleb 2430 tükki, mis on siis tänapäeva vääringusse nagu ümber arvutades kindlustatud 2,3 miljonile eurole, nagu meeletud siuksed suured. Ja see üks kogus, see üks laevatäis, mis Tallinnasse tuleb, on suurem kui näiteks kogu 1780. aastatel Londonist Riiga saadetud kauba nagu kogus. Nii, ja nüüd vaatame läbi need muuseumi esemed, mis kuskil säilinud on. Ehk siis siin on Gallimanco kangas Lätis. Ja Lätis on siis Gallimanco kangast kasutatud seelikutraksidena Kuldiga piirkonnas või seal lähedases ja Läti muuseumis on siis säilinud 3 traksid, ühel on ka seelik küljes ja 1 kangatükk.
Ja sellel üksikul kangatükil on siis juures ka legend, mis on siis see, et tõlkides selline, et lindroks ehk seelikud õmmeldakse laiad, ülevalt peenelt voltides, ülalt ulatuvad need rinnali, ülemise serva ja õlgade peale pannakse porstes, mis siis tähendab triibulisest kangast traksid. Enamasti on see ostetud kalmika, harvem ise kootud. Nii et natukene on seda kangast nagu Läti ainesest säilinud ka. Nüüd, nagu ma juba enne mainisin, palju rohkem on teda säilinud siis näiteks Soomes, kus on siis sellist lillelist kalminki või kallimankot, lillelist kallimankot hästi palju ja triibulist tegelikult ka. Ja see on siis huvitav, ongi see, et kuna tegelikult otse Soome sadamatesse on seda kangast liikunud vähe, on mingid selliseid vihjeid, aga seda ma ei ole saanud kuidagi põhjalikumalt uurida selle kohta, et see kangas on sinna võib-olla liikunud hoopis Peterburi kaupmeeste nagu mõjul. Aga hästi palju on seda kangast siis Rootsis. Nii et siin on kõik lillelised triibulised kallimankod Rootsis. Ja nagu ma juba ütlesin, meie Ruhnu pulmaliistikute komme on väga sarnane sellele, mis on Rootsi muuseumis sellest kangast näha. Siin on siis kõik triibulised kallimankod Rootsist ja Rootsi on ainus, kus on olemas muuseumis ka meeste veste sellest kangast. Nii et selles mõttes on see Rootsiga hästi huvitav, et Rootsi on selline riik, kus on ka endal olemas kangatööstus sellel ajal, erinevalt näiteks siinsetest aladest. Ja Rootsi kehtestab väga nagu karmid piirangud kallimanko kanga sisseveole. Ja nagu te nägite sealt tabelist, siis seda tulebki väga vähe sisse. Nii et see on väga huvitav, et miks neid esemeid siis nii palju on. Et see jälle on nagu uurimine jätkub. Ja võib-olla mis veel siia juurde tooksin, on siis see, et miks tuleb olla Rootsi ja Soome esemete analüüsiga siin selles esitluses ka. Ettevaatlik on siis see, et seal ma ei ole koha peal käinud, et kui ma Lätis käisin muuseumis koha peal ja vaatasin neid asju lähedalt, siis Rootsi ja Soome analüüsid ma tegin veebikogude põhiselt ja näiteks Rootsis seal digitaalses on kalmink väga tihti ka asjadel, mis ei ole kalmink. Näiteks on üks selline seelik, mis oli Rootsi kogus, nüüd toodi tagasi ERMi kogusse ja see on täiesti mitte tavaline, ilus Eesti rahvarõiva seelik, labaselt kootud, nii nagu me neid teame. Ja tal on Rootsi kataloogis veel kirjeldus, et see on kalmink, aga ta ei ole, ta on meie seelik, eks. Samamoodi näiteks siin vasakul pool on kanganäidiste kataloog, mis ei ole mitte Inglismaa kallimanko, vaid mis on Rootsi enda toodang. Ehk siis siin on üleval 2 tükki on triibulist Gamletee kangast, mis on siis labased, ja all 4 triipu on Rootsi enda kootud kallimanko. Ja kui paremal vaadata seda liistikut või vesti, siis selle kirjeldus on Rootsis samamoodi antud, et see on tehtud Norwichist toodud kallimankost, aga tegelikult on see täpselt sellest Rootsi näidisest, ehk siis see on nagu ikkagi kootud Rootsis. Nii et nende Rootsi ja Soome asjadega, see on veel nagu lai põld, mida võiks väga pikalt uurida. Eriti tore oleks, kui sinna saaks nagu koha peale minna ja neid uurida. Ja nagu ma juba nagu mainisin ka, on meil hästi suur küsimärk Venemaa, sest kuigi Venemaa saab 76,5% kogu sellest kangast, ei tea me midagi seal säilinud esemetest. Ja praegusel hetkel ma tunnen ka uurijana, et on ebaeetiline nagu sellesse teemasse sukelduda, ennem kui need asjad natukene paremaks lähevad. Mis me teame, on see, et 18. sajandil on Venemaal 2 väga sarnast terminit, mis on pärast kirjanduses sassi aetud ja mis on ka meil Eestis natukene sassi aetud. Ehk siis vene keeles on üks termin, mis tähistab kallimankot, mis on kalaminka, ja teine, mis tähistab toimset linast siukest
suveülikonna kangast, mis on kalamenka. Ja need kaks on läinud, kui praegu otsida vene keeles, siis sa näed, et tegelikult nad nagu kirjeldavad kahte erinevast kangast, et uurijad on ajanud need kaks omavahel sassi ja see on natukene nagu sihuke pudru ja kapsadega. Kui sa seda põhjust tead, siis sa tegelikult tead. Ja teine huvitav asi, mis meil Venemaa kohta on teada, on siis see, et Inglismaal on üks allikas, mis ütleb, et venelased ostsid seda kangast või tatarlased ostsid seda kangast oma rahvarõiva vöödeks. Et selline allikas on olemas, et Kallimanko läks tatarlaste vöödeks. Ja meil on need kamlottvööd muuseumis, mis tegelikult on see termin on nagu säilinud Eestiseks. Kamlottvööd, Aino Voolma nimetas kõiki ostukangaid kamlotiks, see termin on nagu sama. Ja samamoodi on ka Soomes näiteks. Soomes, kui ma nüüd eksin, ma ei tea, siin on Soome neid. Ehk siis kalmika vist äkki on soome keeles või kalminka. Ja neil need vööd on sama nimega. Ja need vööd on hilisemad kui Kallimanko kangas, aga nad on mingi üle tsaari venemaaline nähtus. Selles mõttes, et Eesti Rahva Muuseumi kogus on neid kamlottvööd nii Eesti kogudest kui ka tegelikult Marimaalt kogutud või Mordvast kogutud. Ja nad näevad täpselt samasugused välja, nii et see on mingi tööstus, hilisem, mis on üle võtnud selle nime, nii et sihuke väike vihje ta on. Ja nüüd, kui me siia lõppu mängime sellise mõttemängu, et kui me võtame arvesse seda, et Tallinnasse jõuab kas 9,4% või siis liita sinna juurde see 3,4 ka ja ütelda, et peaaegu 13% kogu sellest kanga kogusest, mis kaubandusandmete põhjal me nüüd teame, et tuli. Kui me võtame arvesse ühe Inglismaa tootja, Ives & Co, kelle need arveraamatud või väljasaatmisraamatud Michael Nixon läbi vaadanud ja sealt põhjalt ütelnud, et pool sellest kangast, mis läks Vene turule, oli Kallimanko. Siis me võime öelda, et pool sellest 13% oli Kallimanko. Kui me nüüd võtame arvesse, et Inglismaa ühel firmal, kui arvutada selle põhjal välja, et üks tükk kangast, mis selles laevas oli, kus oli 5000 tükki koos, on umbes 27,4 meetrit ehk 30 jardi. Kui me võtame kõrvale arvesse selle, et meil on Eestis säilinud 4 seelikut ja me teame, sest ma olen need ära mõõtnud, et seeliku tegemiseks läheb 6-7 meetrit seda kangast, siis me saame öelda, et kui kogu sellest kangast, mis 1760 kuni 1820 siia tuli, oleks õmmeldud seelikut, mida tõenäoliselt ei tehtud, see on mõttemäng, eks, siis me oleks võinud õmmelda kogu sellest kangast 130 000 kuni 200 000 seelikut. See on üüratu kogus tegelikult, mis see hulk Eestisse seda kangast jõudis. Ja me ei teadnud sellest midagi või keegi ei olnud seda niimoodi siiani välja uurinud. Meil on siis säilinud ainult 4 seelikut sellest kangast. Nendest 4 seelikust 2 me teame, et need on mõisast kingitud. Ühel, selles, mis on Järvamaa muuseumil, on kirjas mõis ja talu, aga ei ole nagu suuremat legendi, et kas see on kingitud või mitte. Ja ühel ei ole siis nagu rohkem legendi juures ei ole. Ehk siis tõenäoliselt selle kanga ostja ei olnud Eesti talurahvas, vaid selle kanga ostis keegi teine. Aga see nüüd siin jälle jääb küsimärk õhku, sest me tegelikult täpsemalt ei tea. Mis me teame, on siis see, et see eestlaste suur mood, mis järgnes, väga tõenäoliselt nagu võtab mõõtu sellest kangast, mis tuli. Ehk siis meil on muuseumis säilinud üle 800 triibuseeliku, mille on kudunud Eesti talunaised. Ja kui vaadata seda, kui palju on seal nagu sarnasusi selles mustri loogikas, see täislaukudega ühel põhjavärvil korduvad rütmid, seesama heledast tumedaks nagu toonis üleminek, mida ju Eesti seelikul, kes iganes on kudunud Eesti seeliku, ja ma arvan, et siin saalis on neid palju, teavad, tähendab iga 3 millimeetri tagant ju koelõnga vahetust, selleks, et minna toon heledamaks ja siis järgmist värvid riipu. Samas sellel Kallimankol, mis Inglismaalt toodi, selleks, et saada need toonivahed, sa üks kord
panid ta ju lõime, sest seal on triip lõimes, mitte koes. Et see nagu minu meelest näitab seda, kui väga Eesti talunaine tahtis seda kangast imiteerida. Ja siis on veel, nagu mingeid selliseid triibusarnasusi on veel, mis sellel kangal ja meie kangal on. Nii et kaup on kadunud, aga triibud on meil alles. Aitäh!